Ma tegin selle video tänu sellele, et mul seda Patreonis paluti. Kui soovid ka mingit videot tellida, siis mine hakka Patreonis liikmeks. Lisaks leiad sealt kõik minu videod enne, kui nad kunagi üldse YouTube'i jõuavad. Lahendan matemaatikala ja riigieksami 2025. aasta 9. ülesannet. Ja aritmeetilise jada 8. liige moodustab 60% 4. liikmest ja nende 2 liikme summa on 72 ja leidke selle aritmeetilise jada vahe ja esimene liige. Aritmeetilise jada kohta mul on päris mitu videot, kuigi te ei tea mitte midagi selle kohta, siis ma soovitan seda vaadata kõigepealt. Nii et kuidas mina seda hakkaks lahendama, ehk siis mida meilt otsitakse, nad tahavad teada, mis on esimene liige ja nad tahavad teada, mis on vahe. Ehk siis meelde tuletuseks on ju, meil oli aritmeetilise jada üldliige on siis esimene liige pluss siis iga kord iga järgmise liikmega läheb see natukese võrra suuremaks. Näiteks esimene liige on 2, vahe on 2, see tähendab, et teine liige on 2 + 2 on 4, kolmas liige on 2 + 2 × 2 on 6 ja nii edasi. Aga nüüd, mis meie saame siin teha? Ehk siis meilt küsitakse, et 60% on 4. liikmest on 8. liige, ehk siis me saame lihtsalt ju kirjutada, et 8. liige on 60% 4. liikmest. Ja 2 liikme summa on 72, ehk siis kui ma panen A8-le otsa A4, siis me saame 72. Nii, need on nüüd koos. Ja põhimõtteliselt mina lahendaksin nüüd lihtsalt võrrateldisüsteemi, sest nii ma saan vastuse kätte. Ehk siis meil on ühel pool on A8, ma natuke kõigepealt lihtsustan, et me saaksin kasutada asendusvõtet, sest mulle kangesti meeldib asendusvõte. Nii, tegelikult ma saan liitmisvõtet ka teha, liitmisvõte on lihtsam. Nii, aga eks siis ma liidan nüüd need kokku, aga teeme, et siin on kõik miinusega. Eks ma tegelikult lahutan. Teeme, et A8 pluss A4 võrdub 72 ja siis miinus A8 miinus 0, ja siis lahutan on ju selle 0,6 A4 ka. Ja siis meile jääb on ju A8 miinus A8 on 0, siit mul jääb A4 ja siis siin mul jääb 72 miinus 0,6 A4. Kui see on segane, siis kasutage asendusvõtet või mingit muud lahendusviisi. Nii siis mul jääb ühele poole siis 1,6 A4 võrdub 72. A4 see on siis 4. liige on ju. Nii ja 72 jagatud 1,6-ga on 75 või 45 on ju. Jah, on küll. Ilusa 5 teen. Appi, täna üldse ei ole hea päev joonistamise jaoks. Okei, ehk siis 4. liige on käes ja nüüd ma saan 8. liikme ka. Kuidas ma saan 8. liikme on see, et ma lihtsalt võtan siit selle eelmise ja panen sinna midagi juurde. Ehk siis A8 oli meil, ma nüüd teen sellega siin, ehk siis A8 pluss A4 ehk siis 45 oli 72. See tähendab seda, et A8 on sama, mis 72 miinus 45. See tähendab, et see on 27 on ju. Jah, on küll. Hästi, ehk siis meil on esimene osa sellest ülesandest, me oleme leidnud nüüd vajalikud asjad selleks, et leida esimest liiget ja vahe. Ja kuidas me nüüd leiaks esimese liikme ja vahe on see, et ma kasutan seda alguses kirja pandud definitsiooni, ehk siis seda definitsiooni siin, aga ma kõigepealt panen siia poole ka kirja, mis me saime on ju. A4 oli 45, ehk siis 4. liige ja siis A8 oli 27. Ja mis me näeme on ju A4, ehk siis jada alguse poole on suurem ja ta lõpupoole on väiksem. See tähendab, et vahe peab olema negatiivne, sest iga kord läheb ühe sama võrra väiksemaks see liige. Ehk siis, mis ma saan teha on ju? A4 ma saan öelda, et nii, mitte nii ma ei tahtnud teha. Kasutan seda siin, ehk siis A4 ütleme on sama, mis A1 pluss siis 4 miinus 1 on 3 D-d. Nii, ja see võrdub ju 45, sest selle me leidsime. See on siit.
ja samal ajal A8 võrdub A1 pluss 7 D-d ja see võrdub 27, ehk siis selle me ka leidsime. Ja nüüd mul on uus olukord, kus mul on uuesti võimalik kasutada, mis iganes viisi ma tahan kasutada, et lahendada võrrandisüsteemi, sest lõpuks see on ju võrrandisüsteem. Teeme jälle seda liitmisvõtet, ehk siis ma nüüd lahutan ülemisest alumise, ehk siis A1 miinus 1, see on 0, nii 3D miinus 7D on miinus 4, ehk siis nii, jääb miinus 4 D-d ja 45 miinus 70 või 27 on 18. Ehk siis meil jääb miinus 4 D-d võrdub 18, jagan mõlemad pooled 4-ga, miinus 4-ga. Ja me saame, et D on miinus 4,5 on ju. Jah, on küll. Vot D on käes, ehk siis me oleme vahe leidnud. Nüüd nad tahavad meilt ka esimest liiget. Esimese liikme ma leian niimoodi, et ma panen sellesse algsesse, mis me saime, asemele selle D on ju. Ehk siis 3, ma teen nüüd seda on ju, 3 korrutada miinus 4,5 võrdub 45. See tähendab, et A1 võrdub mis ta on 58,5 on ju, 58,5, sellepärast 45 pluss 3 korda miinus, või tähendab, see tähendab 45 miinus 3 korda 4,5 on 58,5. Ehk siis me oleme saanud esimese ja liikme ja vahe. Ehk siis see ülesanne on tehtud. Nüüd meil on teine jada ja teise aritmeetilise jada järjestikused liikmed on vastavalt siin ja siis leidke tundmatu x-i väärtus. Ma teen selle siia ülesse poolest, siin on ruumi. Nüüd veel üks asi, mida on hea teada, kõigepealt ma teen logaritmide kohta, et logaritm, need loogasjad on logaritmid. Logaritm lihtsalt on viis, kuidas kirjutada, et mis on mille aste ja kuidas sa seda saad leida. Ehk siis see kirjutusviis tähendab seda lihtsalt, et A astmest C võrdub B. Ehk siis see A astmest C B võrdub, või astmest C võrdub see B. Kui siin ei ole kirjutatud seda alust siia, siin on loog ja lihtsalt kohe läheb justkui see B, siis mida see tähendab on see, et see on 10 logaritm, ehk siis see tähendab, et selle alus, ehk siis selle A asemel on 10, ehk siis loog 10, näiteks B, kirjutatakse lihtsalt loog B. See on see nagu logaritmide basics. Võt, ja siis logaritmidel on igast teisi toredaid omadusi ka, millest räägime siis, kui need hakkavad oluliseks saama. Võt, aga jada kohta üks asi veel, mis on siin oluline. Ehk siis nad ütlevad, et meil on need jada järjestikused liikmed ja me peame arvutama tundmatu x-i väärtuse. Mida mina teeksin on see, et ma kasutan seda jada omadust, et et kui mul on jada kolmas liige, siis sellest lahutades jada teise liikme, see on sama, mis kui mul on jada teine liige ja ma lahutan sellest jada esimese liikme. Ehk siis kui need on järjestikused, siis järelikult see peab töötama ju. Ehk siis ma kirjutan nüüd selle sama asja siia ka nende logaritmide ka. Ehk siis mul on jada kolmas liige. Ütleme, et see on see loog 1 miinus 2 x-i. Sellest lahutada jada teine liige. No jada teine liige me ütleme, et on loog 3. Nii, see peab olema sama, mis jada teisest liikmest, ehk sellest loog 3-st. Lahutada jada esimene liige, mis siin on loog 4 miinus x. Nii, ja nüüd, ehk siis põhimõtteliselt, mis ma tegin, ma ütlesin, et see on jada esimene liige, see on jada teine liige, see on jada kolmas liige. Nüüd põhimõtteliselt ma saan lahendada. Nüüd, et sellega edasi toimetada, ma kirjutan siia veel ühe omaduse, mis logaritmidel on. Ehk siis, kui mul on logaritm mingil alusel ja siis teine logaritm, mille ma sellest lahutan samal alusel, siis ma saan need sama hästi kirjutada ka jagamisena. Ehk siis mul on samal alusel nad ja siis n1 jagatud n2. Ehk siis see n ja see n läksid siia nüüd niimoodi.
ja siin ma saan seda sama põhimõtet kasutada lihtsalt nüüd selle asemel, et kuna nad kõik on alusel 10, sest me enne rääkisime on ju sellest, et kui ei kirjutata, mis alusel nad on, siis need järelikult on alusel 10. Siis mis ma saan teha on see, et ma need nüüd kirjutan nii, et mul on logaritm 1 miinus 2x jagatud nüüd see 3 on ju, sest siin on miinus, see on seesama miinus, mis siin on, ja see 3 on seesama n2, mis siin on. Ehk siis nüüd ma saan selle kirjutada siia jagamises. Ja siis teisel pool ma teen täpselt sama, on ju, mul on logaritm 3 jagatud 4 miinus x-iga. Ja nüüd, kuna mul on mõlemal pool logaritm samal alusel, siis mis ma saan teha on, ma saan lihtsalt ju kirjutada niimoodi täiesti hariliku võrde siia. Ehk siis mul on miinus nii, ja teisel poole jääb 3, 4 miinus x-i. Täiesti tavaline ja nüüd ma lihtsalt saan selle sama asjaga toimetada lõpuni, nagu ma täiesti tavaliselt lõpetaks. Ainus asi, mis ma pean märkama on siin, et vaadake, mul tekib siia miinus x. See tähendab, et ma pean kirja panema tähelepanu. X ei saa olla 4. Sellepärast, et kui x oleks 4, siis 4 miinus 4 oleks 0. 0-ga jagada ei saa. Järelikult ma pean seda tähele panema. Nii, aga muidu ma võin täiesti tavaliselt edasi lahendada. Ehk siis ma kasutan näiteks võrdepõhiomadust. Mul jääb miinus 2x korrutada 4 miinus x-iga. Ja teisele poole mul jääb 3 korda 3, see on 9. Võrdepõhiomadus korrutasin need niimoodi risti siit. Siis ma siit saan lihtsustada, on ju, ma saan, mis ta on, 2x ruutu miinus 9x miinus 5 võrdub 0. Saan lahendada suurepärase ruutvõrrandi, kasutan ruutvõrrandi lahendi valemit, ehk siis miinus 9 on 9 pluss miinus 9 ruudus, see on 81, miinus 4 korrutada 2 korrutada miinus 5. Jagatud, seda, ma tean, miks ei jää näha. Natuke liigume ülespoole. Nii, korrutada 2 ja ja siis siin ma saan 9 pluss miinus murrujane alla jääb 1, 2, 1 jagatud 4. Ehk siis see on 9 pluss miinus 11 jagatud 4-ga. Ehk siis siit mul esimene vastus 9 pluss 11 on 20, 20 jagatud 4-ga on 5. Ja teine vastus on, et 9 miinus 11 jagatud 4-ga on miinus 0,5 on ju. Ja need on need vastused. Ehk siis ma kirjutaksin vastustesse, et tundmatu x-i väärtused on need, mis me siin leidsime. Ma tegin kanalile Discordi lingi leiate video kirjeldusest või YouTube'i kanali kirjeldusest.